Tegelikult ei ole enne, tegelikult on pärast. Sellepärast, et kõigepealt, kui me olime tuvastanud, et keelemudelid oskavad üldse menetleda küll vana sõnavara, siis selle järel tekkis meil küsimus, et hea küll, natuke lihtsam ülesanne, aga kuidas saab keelemudel hakkama OCR-iga. Siin on taust niisugune, et tavaliselt on OCR-i tehtud ajalooliste tekstide puhul suurte tarkvaradega nagu Abby, Transcribus, Kraken, eScriptorium ja muud sellised. Probleem nende puhul on see, et kui praegu Tigaris avada Meie Maa ajaleht kuupäevaga 26. aprill 1919, siis me leiame sealt sellise rea, et Kihelkonna teemajas haavatud Eesti sõdurite heaks piduõhtu, ainult et see lause on ikka väga-väga sassis ja seda tüüpi asju leiame sealt väga palju. Nüüd selleks, et päriselt koodikirja või üldse ajaloolisi tekste tuvastada pildifailist, see eeldab käsitsi segmenteerimist, käsitsi ütlemist, et võta see osa sellest failist ja lisaks sellele tuleb anda ette tarkvarale võimalikult palju nii-öelda puhast materjali. Ehk et siis käsitsi õpetatakse masinat, et need laused siin on mitte eeslisõdurite, vaid Eesti sõdurite, mitte tekkmajas, vaid teemajas. Ja mida rohkem seda puhast teksti ette anda õppimiseks, seda parem on tulemus. Keelemudelitest, kuidas nemad siia puutuvad. Eelmise aasta augustini ei suutnud nad mitte mingisuguste PDF-idega suurt midagi teha. Kasutasid tavalisi Pythoni teeke ja ei suutnud anda loetavat tulemust isegi mitte õss 99 PDF-ile, mis oli täitsa tänapäevases kirjapildis, aga mis oli skaneeritud ja mitte konverteeritud tekstifailist PDF-iks. See olukord muutus eelmise aasta augustis, kui jällegi Anthropic oli see esimene suur keelemudel, kes ütles, et nende mudelil on nüüd vision funktsioon ehk nägemisvõime, mis ei tähenda lihtsamas keeles midagi muud, kui et nemad suudavad skaneeritud faili kuidas siis öelda, sellest ühtede nullide jadast või juhul, kui ta on mõnes muus kodeeringus, seal on base 64 kodeeringus ka tähed sees, et ta sellest reast suudab välja lugeda seda, mis on pildi peal. Mitte ainult seda, mis pildi peal on näiteks puud metsas, vaid ka näiteks seda, et mis on kirjas tekstiga failis. Ja varem me olime näinud, et eesti keelega Claude saab teistest paremini hakkama, aga samal ajal tegelikult selle ülesande puhul katsetasime ka taaskord OpenAI mudeleid, Gemini'd ja lisaks prantslaste Mistralit ellekõike sellepärast, et vahepeal nad hõiskasid, et nende le chat või ma ei tea, kuidas seda hääldama peaks, chat ja sha on neil selline vahva sõnamäng, on maailma kõige ägedam siis PDF-i tuvastaja ja teksti tuvastaja. Ja tegelikult oli kõige halvem. Ehk siis meie küsimus oli, et kui hästi need vision funktsiooniga mudelid, keelemudelid suudavad tuvastada 18. sajandil kirjutatud fraktuuris tekste. Esimene katse, Anton Torelle sõnastik, väikene lehekülg keelemudelile ja tookord siis 3,5 Sonnet oli see mudel, mis oli Anthropicul kõige parem. Ja see prompt oli õige lihtne. Selle prompti mõte oli, et vaata palun seda pildifaili ja kirjuta mulle tulemused tabelisse.
see prompti sõnastus oli natuke pikem, aga hästi lihtne. Ja siit oli esimene üllatus. Ohoh, selle ühe lehekülje põhjal, või lehekülg oli siia pildile paatnud ära, aga lehekülg oli täis lehekülg, üksikud väikesed tühikuvead, üksikud väikesed sõnavead, aga see tulemus oli nii hea, et ärgitas küsima küsimust, et kas see on illusioon või ei ole illusioon. Sellele järgnes siis kohe katsetus API päringutega, et püüame ette anda mitte ühe lehekülje, vaid mitu lehekülge PDF-ina või pildifailidena, mis teeb umbes sama välja, ja saada kätte neilt samamoodi tabel, struktureeritud tabel. Siin osutus üllatavaks väljakutseks või komistuskiviks Claude 3.5 Sonneti segmenteerimismehhanism. Ehk siis nii-öelda tagurpidi keeratud L-iga, ehk et siis paremale vaatava L-i kujuga tsoonis, niisiis leheküljel oli 2 tulpa, selle vasakpoolse tulba alumisest osast kuni terve parempoolse tulbani, seal oli väga palju ridu, mis jäid vahele ja millega oli probleeme. Kuidagi ei õnnestunud mudelile öelda, et palun segmenteeri meie sõnastiku lehekülge teisiti. Tema tegi seda kolmandikeks, aga ülalt alla, mitte ei teinud lehte 2 vertikaalis. Ja selle üks lahendus olnuks käsitsi segmenteerimine ehk öelda keelemudelile, et vaat need on need lõigud, palun siit tuvasta tekst. See võtnuks väga kaua aega. Teine lahendus oli kasutada keelemudeli chati rakendust brauseris ja anda talle ette seesama sõnastik 10 lehekülje kaupa. Taaskord palve loo meile sellest CSV tabel. Ehk siis struktureeritud tabel, kus kõik andmed oleksid juba õigetes kohtades. Ja selle töö käigus ühel hetkel hakkasin märkama, et korraga hakkas keelemudel tulistama vastuseid väga-väga kiiresti. See hetk oli see hetk, kui tehti avalikuks 3.7 Sonnet mudel ja sealt läks asi veel paremaks ja nüüd palun Jonathanil jätkata. Nii, jah, ehk siis kui me olime sellest aru saanud, et 3.7 annab märgatavalt paremaid tulemusi, siis oli see aeg teha nüüd see katse suurema joonelisemaks, ehk siis proovidagi terve sõnastik sealt läbi lasta. Ja palju neid lehte oli seal kokku? Sellel on 120 lehekülge kokku ja ma andsin natuke sõna liiga vara üle, aga jah, et kogu aeg oli see küsimus üleval, et kas see on illusioon või see tulemus on päriselt nii hea. Ja miks me jätkasime selle jõupingutustega? Sellepärast, et me ei saanud mitte üksnes teksti tuvastust, vaid samal ajal ka struktuuri automaatselt tabeliks. Ja selle ajakulu ja maksumus oli minimaalne, ehk terve sõnastiku nii-öelda päris digiteerimise peale kulus meil umbes 10 eurot keelemudeliga ja aega läks vähem kui 1 minut ühe lehekülje jaoks. Ja siis selle jaoks lõimegi sellise rakenduse, mis seda natukene lihtsustab, kus saab siis inimene võtta selle sama pildi, paneb sinna sisse ja automaatselt siis käivitatakse see sama prompt selle pildi vastu. Ja siis said ka muuta. See on siis selle prompti algus siin, et all on veel natukene selles formaadis kirjeldatud, aga see oli enam-vähem see, mis me siis selle keelemudeli ütlesime. Ja käivitades prompti, siis inimene näebki kohe siis jooksvalt neid tulemusi. Ja tulemused ise siis selles rakenduses nägid välja sellised. Me küll otsustasime, et me pigem siis ekspordime selle CSV failina ehk suureks tabeliks. Need väljad, mis me sinna panime, ongi siis see Eesti sõna, märksõna, siis siin on
multiword unit ehk siis kas siis mingisugused näited või mingisugused muud mitmesõnalised fraasid. Nüüd siia väike kommentaar, et tegelikult me juba siin natukene astusime ämbrisse sellega, et me ei osanud ette arvata, et mõnikord need samad mitmesõnalised märksõnad võisid eksisteerida ka nagu iseseisvalt ja neid võis olla mitu tükki ühe märksõna kohta. Mistõttu ei piisanud sellest, et me lihtsalt andsime talle ainult ühe sihukese välja, vaid tegelikult oleks pidanud andma rohkem. Ja paraku me saime sellest probleemist aru alles siis, kui suur osa sellest tööst oli juba tehtud ja siis me lihtsalt otsustasime, et me ei võta seda siis hindamisel väga arvesse. Et siin ka see õppetund, et keelemudel võib asjaga väga hästi hakkama saada, aga sa pead ise ikkagi aimama ette, mis formaati sa tema käest kätte saada. Ja siis oli jah, need saksa vaste ja eesti sünonüümid ja saksa sünonüümid ja veel igast grammatilist informatsiooni, mis oli leida. Ja tulemused, nüüd see character error rate ja word error rate on siin pandud küsimärgiga osalt sellepärast, et me leidsime, et see ei ole võib-olla kõige parem näitaja, mis räägiks sellest, kui kasulik või mittekasulik see meetod on. Kuigi me lõpuks ikkagi arvutasime neid tulemusi, siis need tulemused olidki siis väga varieeruvad. Nimelt sõltuvat leheküljest, siis see character error rate, ehk siis kui character error rate on 0, siis see tähendab, et keelemudel suutis täiesti laitmatult selle teksti anda edasi. Kui character rate on 100, siis see tähendab, et kõik tärgid olid valed ja kui on üle 100, siis ilmselt kõik olid valed, pluss ta pani sinna veel midagi juurde. Ja juhtuski nii, et mõne lehekülje puhul oli see 4% ja ehk siis peaaegu kõik õige ja teise lehekülje puhul oli see näiteks 120%. Keskmiselt oli siis 24% ja huvitav oligi see, et Eesti märksõnade puhul oli keskmiselt see character error rate suurem, mis tähendab seda, et kui keelemudel tegi mingisuguse vea, siis Eesti märksõnade puhul oli see rängem. Saksa sõnade puhul oli siis 17%. Ja kusjuures tegelikult neid sõnu protsentuaalselt, mida ta suutis üks-ühele täiesti õigesti kirja panna, oli enam-vähem võrdselt Eesti ja Saksa märksõnade puhul. Ehk siis 64% ja 66%. Mida see selles mõttes tähendab on see, et ta mingil määral ta eksis sama palju nii saksa kui eesti märksõnade puhul, aga kui ta eksis Eesti märksõnade puhul, siis see oli rängem. Ja 41% oli siis sellised nagu tabeliread, kus ta oli praktiliselt kõik õigesti teinud, mis tähendab seda, et kui me võtsime selle tabeli lahti, siis 41% olid sellised read, kus me ei pidanud mitte midagi muutma. Siin on ka siis pilt sellest varieerumisest. Ja siin on näidatud siis pilt sellest, kuidas saksa märksõnade see veamäär varieerub. Ja siin on kuidas Eesti märksõnad varieeruvad ja nagu näha, siis saksa puhul on see eksimine väga palju väiksem. Ja võiks siis arvata, et okei, kui üldjuhul see hea veamäär on umbes mingi, oleks hea, kui oleks alla 5%, siis kas sellest on üldse väga palju kasu, siis võti ongi selles, et kui me näiteks anname selle sama sõnastiku transkriibusele, siis transkriibus esimese tulemusena, ilma et me oleme seal mingid treenimist või kohandamist teinud, annab sellise väljundi, mis on praktiliselt kasutuskõlbmatu. Ja see on siis ka nende
üks kõige võimsamatest mudelitest. Võrreldes siis see tulemus, mis meile andis Claude, ilma selleta, et me oleme eraldi mingisugust treenimist või fine tune'imist teinud, andis Claude meile siis sellise tabeli, mis on juba täiesti inimesele toimetatav. Ja siin on näha ka siis natukene neid, mis tüüpi vigu siin tehti, et oli aadrit laskma ja siis siin näiteks laskma läks hoopis siia Saksa välja. Jah, ja siin on näiteks ka näha, kuidas siin abielu lahutamine, siin see üks H läks B-ks ja need olid üsna väikesed vead, lihtsalt Eesti väljadel oli seda rohkem. Ja natuke kommenteeriks selle kohta, et te nägite, et nendes CERi ja VERi tabelites graafikud olid ülimalt hüplevad, üles alla, väga madal veamäär, väga kõrge veamäär, väga madal veamäär, väga kõrge veamäär. Kuna me ei saanud keelemudelile öelda, et õpi kõigest eelnevast või et võta see ground truth ette, siis keelemudel käsitles igat lehekülge kui uut lehekülge. Kui ta läks õiget rada pidi sellel leheküljel, siis ta läkski õiget rada pidi. Kui ta tegi mingisuguse vea, näiteks H asemel HB või H asemel üldse BB, 2H puhul, siis ta läks rappa omadega tervel leheküljel samamoodi. Ta võttis eeskuju eelnevatest ridadest, järgmistest ridadest. Nii et see oli see põhjus. Aga ikkagi, miks üldse seda tööd teha? Aja ja raha kokkuhoid. Väga lihtne vastus. Sama töö annaksime tüüpiliselt mõnele ülikooli praktikandile selleks, et ta õpiks lugema fraktuuri ja õpiks menetlema vana eesti keelt. Praegu me saime kätte selle nii-öelda musta faili väga-väga kiiresti ja väga odavalt. Aeg läks meil mitte digiteerimise peale, vaid selle prompti koostamise peale, millest te nägite, vaid väikest fragmenti siin. Aeg läks selle peale, et API päringut saada õigeks ja töötavaks. Aga sõnastiku enda töötlus käis väga-väga kiiresti. Ja tulemus on selline, et minu hinnangul mõni noorem praktikant, kes ei ole varem kokku puutunud vana kirjakeelega. On lehekülgi, kus see inimsisestaja oleks teinud palju rohkem vigu. Ja mis saab edasi või mida peab veel tegema? See prompt tuleb kirjutada täpsemaks. Saada aru, et Eesti sünonüümid, nii-öelda sünonüümid, ei ole üldse mitte tingimata sünonüümid. See, mida Helle kord esitab sünonüümidena loogaga kokku kirjutatult, ei ole mitte alati sünonüüm. Ehk siis seal tegelikult on lihtsalt mitu eesti sõna, mis graafiliselt on loogaga kokku tõmmatud trüki tehnilistel põhjustel, millele on antud saksa vaste. Sünonüüm on vale sõnastus nii eesti keele puhul kui ka saksa keele puhul. Jällegi, et see selline enda õppimise koht. Väljenditega, kuidas ta väljenditega ümber käiks samamoodi. Mida veel katsetada? Kas erinevad paremat tulemust annaks mõni muu formaat kui JSON? Äkki YAML annab paremat tulemusi? Võib-olla meil annab siduda keelemudelit ja võib-olla seda on juba tehtud. Meie keeletehnoloogid äkki teavad juba, et kas võib-olla mitte transkriibust, aga äkki mõnda muud sellist spetsiaaltarkvara on juba ühendatud päris suurte keelemudelitega. Siis võiks rohkem arvestada eelmisi päringuid, mida ta just varem on teinud. Ja kolmandaks võiks püüda mudelit peenhäälestada natukenegi selleks, et väljund saaks veel täpsem. Ja need edasised katsed hakkavad toimuma praegu Hoopeli 1780 sõnastikuga, 1780 aasta väljaandega täpsemalt, aga Hoopelit on veel, tal on teine trükk ka, nii et meil seda materjali, millega töötada jagub.
ja veel kord, kui need CERi ja VERi määrad tunduvad olevat jaburalt kõrged, siis ikkagi see töö, mille me saame praegu tehtud väga kiiresti ja väga odavalt, sõnastiku digiteerimise puhul on asjakohane, et siin me ei lase ennast heidutada sellest, et need protsendid on kõrged. Aitäh! Suur tänu, palun jälle küsimusi. Reet oli esimene, väga tihe konkurents, aga Reet oli esimene. Ülihea meel, et sellist asja tehakse. Et mul on tuttavaid pataljoni ülemaid, kes on pidanud, nad uurivad oma üksuse ajalugu ja on pidanud need tekstidega tegelema ja nad on ka paralleelselt siis Igarist parandanud neid käsitsi ja see on väga suur töö. Need on väga vahvad, väga naljakaid asju muidugi leidub sealt, aga see on nii vahva, et seda saab nüüd varsti teha. Ma usun, kõik need tekstid siis loetavamaks ja eestikeelsemaks, nii et hästi vahva, ma tahtsin lihtsalt tänada. Väga lahe asi. Rõhume komparatiivile, loetavamaks automaatselt. Ikkagi see praegu on palju juttu sellest, kuidas inimesed on unustamas seda wax on, wax off tööd, mida Karate Kidis noor poiss peab tegema. Käsitsi töö, millest kuidagi ei saa loobuda. Nüüd keelemudel teeb meile selle musta töö ära ja siis peame meie ikkagi minema ja tegema seda peenhäälestust ise seal failis. Ja see jääb ikkagi alles, vähemalt praegu. Veel lisakommentaar, et võib-olla maksaks mõelda teha mingi wikitalgute sarnane asi, et kompanii jagu inimesi, keeletoimetajaid, sõdureid, parandab neid näiteks seal on ju, et see on väga vahva töö, ma ise osalesin sellest ka, nii et see on väga äge töö. Jah, miks mitte? Aitäh ja ma nüüd ei tea, jah, Annika oli järgmine. Jah, ma tahaks küsida, et mulle endale tundus, et te võtsite väga keerulise tüübi, millega tegelda sõnastiku, kus on sellised isoleeritud kirjed, et kas seotud teksti puhul see tulemus võiks olla palju lihtsam ja kergem ja vähem vigu? Ei ole kindel, sellepärast, et kui võtta seotud näiteks mõni vana Eesti piiblitõlge aastast 1739 näiteks, siis mina küll ei usu, et seal see veamäär kuidagi mõistlikult madal oleks. Tähendab, mul on kerge skeptilisus selle suhtes. Jah, sõnastik ongi keeruline, nagu ma ütlesin, kui ta kord on vea teinud, siis ta lähtub sellest veast ja muidugi kordab seda iga lehekülje kaupa. Aga seotud teksti puhul on kindlasti olukord teistsugune, pilt on teistsugune. Milline? Me ei tea, et me ei ole seda teinud. Jah, saame veel Jüri ja siis Tiina ja siis on kõik. Vabandust, võib-olla ma ei ole ajan tasalla, aga minu meelest Joonatanil on see esimene ettekanne siin, et Madis, võib-olla sa natukene tutvustad oma kaasesinjat. Jaa, Joonatan on inimene, kes varsti enam ei vaja tutvustust, aga praegu on tegu Eesti Keele Instituudi kaastöötajaga juba enne seda, kui ta on jõudnud alustada oma ülikooli õpinguid. Me loodame, et sind näha siis eesti keele osakonnas sellest aastast näiteks. Tere tulemast ja viimane küsimus, Tiina. Mul oli rohkem nagu kommentaar, et kui me seda helle tabelit või neid vigu seal vaatasime, märkisime vigadeks, siis ma arvan, et me peaksime neid vigu kuidagi eristama, grupeerima, sest need olid väga erineva kaaluga vead. Seal olid sellised suured grammatikavead, eks ju, aga seal olid ka need, et ta oli valele reale paigutanud ja nad kõik said minu meelest veaks märgitud või kuidas teie vigadeks märkimine, et sellest hetkest ma kaotasin nagu ülevaate asjast, et kuidas see läks, et mis asjad siis nagu veaks määrati ja mis asjad ei määratud. Me lähtusime tärkidest konkreetselt ja sõnade puhul Joonatan saab kommenteerida, mis see on. Siin on, sealt see natukene raskus tuleneski, et esiteks, kuna tegemist on sõnaraamatuga, siis mõnes mõttes see word error rate ja character error rate üsna järgisid üksteist, sest kui sa tegid ühes nagu märksõnas vea, siis automaatselt tähendas, et juba oligi nagu üks terve väli ka nagu rikutud ja terve see sõna. Me katsetasime ka vaadata seda, et
kui näiteks suur tõenäosus või kui hästi ta sai hakkama, et mingeid kindlaid väljasi näiteks üles leida. Ütleme niimoodi, et me vaatasime erinevaid päris mitmeid veamäärasid, lihtsalt need tundusid võib-olla sellised kõige informatiivsemad. Ja sisulist sellist vigade analüüsi me saame menetleda edaspidi. Tõepoolest neid vigade või paranduste või meie enda leidude tüüpe oli ju mitmesuguseid. Meeskond, kes toimetas seda musta faili, Tiina Paet, Joonatan Jakobson, Sven-Erik Soosaar, mina ise, seal ilmnes tõesti, et neid leide on palju, aga need ei puuduta nüüd konkreetselt tõesti tärktuvastuse tserri ja verri. Ja üks väike kommentaar veel, et need näiteks, mida me leidsime, oli see, et mingi F ja S neid nagu läksid segamini ja O, Ö ja Ö on ju, et selliseid asju oli küll. Klassikalised otsejärjesed, jah. Aitäh!